See on Oliver Jürgens. Ta on jalgpalliklubi Nõmme United mängija, kuid see 14-aastane ründaja on jõudnud mängida ka paari välismaa klubiga. Villarreal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Sporting Lissabon, Malmö, HJK Helsinki, Honka, PSV, Red Bull, Stuttgart, Hertha Berlin ja Bavaria München. Ei ole kõik. Volga, Nižni Novgorod. Jalgpallitrenni tõid Oliveri tema vanemad, kui ta oli 5-aastane. Treenerid kasutasid ära tema annet rünnakupositsioonidel ning üsna pea hakkas tema vanusegrupis järjest trofeesid võitma. Мне нравится, да, голы забивать, это же здорово. Бывают более зрелищные голы, но бывают более важные голы. Лучше забить более важный гол, чем забить более красивый гол. По мне так кажется. 2015. aastal sai maailma suurim noortekarikavõistlus Rootsis Oliveri jaoks pöördeliseks sündmuseks. Kui ta Nõmme Kalju eest mängides lõi 7 mängus kokku 29 väravat. Seal tulid Oliveri vanematega rääkima korraga 4 suure klubi skaudid. Fulham, Aston Villa, Chelsea ja Manchester City. Nad kõik kutsusid Oliveri testimisele ning Chelseasse ja Manchester Citysse ta ka läks. Viimased 2 aastat kutsuvad teda turniiridele ja testimistele järjest erinevad välismaa tippjalgpalliakadeemiad ja nõnda veedab ta suure osa ajast koos oma isaga Eestist ära. Я приезжаю на просмотр, это значит, что я тренируюсь с командой, возможно, какие-то игры есть, и на все это смотрят тренера. Kui aga Oliver tahab tippu jõuda, peab ta end pidevalt tippvormis hoidma. Ja nii on kõik Oliveri päevad spordile pühendatud. Iga sportlane vajab muidugi ka veidi vaba aega. Suure osa sellest veedab Oliver enda palliseltsis. Koos isaga väljakul sööte ja väravalöömist harjutades või tuntud jalgpallurid elulugusid lugedes või siis veedab ta aega mängukonsooliga, ikka jalgpalli mängides. Pühendunud ja andekat ründajat, kes on juba löönud väravaid muu hulgas ka Arsenalile, Interile, Ajaxile ja Evertonile, võiks ees oodata värvikas karjäär tippjalgpallis. Ainult, et FIFA reeglite järgi ei saa ükski akadeemia temaga lepingut teha. Kuni 16. eluaastani ei tohi mängijad teise riiki kolida puhtalt jalgpalli mängimise eesmärgil. See tähendab, et Oliveril on ees 2 määravat aastat, mille jooksul ta peab jätkuvalt ja kiiresti oma võimeid arendama, et olla samas heas vormis kui need hoolikalt selekteeritud mängijad, kes tippakadeemiates püsivalt harjutavad. Muidu ei pruugi akadeemiate huvi üldse alles jääda ja Oliveri võimalused saada tippjalgpalluriks põhimõtteliselt kaovad. Aga mis Oliveril muud üle jääb, kui teha hommiku võimlemist, käia trennis, sõita välismaa klubide kutsetel nende juures mängimas ning harjutada vabal ajal oma tehnikat. Ja vahelduseks ehk mängida mängukonsooli oma lemmikmeeskonna eest. Aga millise meeskonna ridades unistab Oliver päriselus mängida? Самый лучший. Какой? Я мог бы сказать в Реале, что я хотел бы играть. Но откуда я знаю, что у меня бы там пошла игра? Может, у меня бы в Барселоне бы получилось лучше. Поэтому я и говорю, что самый лучший для меня.